Hei, kohe hakkan oma hommikusööki sööma, aga esmalt tahtsin rääkida oma päevaplaanist, et näitan siis täna oma kogu päeva ja peale hommikusööki lähemegi juba Rometiga jalutustuurile, et täna oleme tegelikult mu vanemate kodus Märjamaal ja siin on eriti mõnus jalutada, kuna see on rohkem maakoht, et siin on linnulaul, värske õhk, et siuke mõnus vaikne on siin jalutada. Ja peale jalutust siis lõunapaiku plaanin minna jõusaali, teha algust jälle oma treeningutega ja siis õhtupoole lähme, õhtupoole või peale lõunat ma täpselt ei tea, lähme tagasi siis oma koju Tallinnasse ja seal ootavad meid ees juba teised toimetused, et kui aeg on, lähme mööblipoodi, ostame selle teleka aluse ja paneme selle seina peale ja siis vaatame, mis seal veel teha saab. Et tegelikult jah, ma praegu olen Rometiga emapuhkusel, et tööl ma ei käi ja kuna Sri Lanka inimesed vaatavad ka videosi, siis kui Sri Lankal on 6 kuud, saab lapsega kodus olla nii, et riik siis maksab kogu palga. Selle jooksul siis Eestis on süsteem, et 1,5 aastat saab lapsega kodus olla nii, et praegu ma olen naudin emapuhkust, kavatsen seda nautida täiel rinnal. Ja siis näetagi, et milline mu päev välja näeb emapuhkusel olles. Aga jah, söön nüüd oma hommikusöögi ära. Mu praegune lemmik on siis praetud sai munaga ja peale juustu ja kõrvale kohvi. Aga söön ära ja siis lähme juba jalutama. Time, it's got a way of coming back around every now and again. Praegu tulin Rometiga siis välja jalutama ja mõtlen sellist asja, et nii mõnus on jalutada õues. Me jalutame reaalselt autoteel ja siin ei ole üldse liiklust. Mõni üksik auto sõidab mööda, et Sri Lankal sihukest luksust ei olnud, et lähed lapsega jalutama kuskile tänavatele. Et seal lihtsalt on see liiklus nii tihe ja seal ei ole siukseid kõnniteid, et saaks lapsega jalutada või üldse saaks ise niimoodi rahulikult kõndida. Et jah, käige Aasia riikides, elage seal mõnda aega ja siis tunnete siukestest väikestest asjadest rõõmu nagu väljas jalutamine. Super mõnus. You get a second chance, don't turn it down. Take a shot in the wind. Oh, don't let the little moments go. Nüüd hakkamegi Rometiga oma jalutuskäiku lõpetama. Kokku kõndisime 6 kilomeetrit ja nüüd lähemegi koju. Teeme temaga mõned võimlemisharjutused, et ta lihaseid tugevamaks muuta. Siis annan talle süüa, puhkame. Ja siis ongi aeg juba jõusaali treeningute käes. Et jah, väga mõnus jalutuskäik oli täna hommikul värskes õhus. To all the things you love the most. Never know when they're gone. Don't get caught up in chasing you. Romi jäi nüüd kodus magama ja mul on hea võimalus minna ja teha oma jõusaali treening ära. Et ta hetkel jäi mu emaga siis koju ja ma loodan, et ta magab 2 tundi, et ma saan rahus siis trenni teha, aga kui ta vahepeal üles ärkab, eks siis ema vaatab või kui hakkab nutma, siis tulen koju tagasi. Aga loodame parimat, et tal on hea uni, et nüüd ma lähengi siis Märjamaa jõusaali trenni tegema.
jõudsin nüüd jõusaali kohale, et tegelikult ma pole viimased 2 kuud üldse trenni teinud ja enne seda olin beebiootel, ehk siis tegin hästi kergelt trenni, et täna alustan väga väikeste raskustega, kõik raskused viin hästi madalale ja kõigepealt teen soojendust ja siis lähen edasi juba jalatrenniga. Soojendus ja esimene harjutus on tehtud, mega tunne on sees juba, aga lähen kiiresti harjutustega edasi, sellepärast et laps kodus magab ja pausideks aega ei ole väga. Nii et let's go! Harjutus oli nüüd inspiratsioon, sellepärast et ma ei leidnud õige harjutuse vahendeid ülesse, aga nüüd teen natuke kõhulihaseid ja siis ongi trenn tehtud ja lähen koju ja vaatan, kas Romet on vahepeal üles ärganud ja äkki tahab süüa. Aga mega mõnus tunne on ja nüüd ma hakkangi tegema 3 korda nädalas trenni umbes ja ärge kindlasti minu pealt seda õpetust võtke trennist, sest ma pole ammu teinud ja tehnika vajab veel kõvasti lihvimist. Märkamatult 5 saanud, Romet tegi väga pika lõunaune ja siis ma magasin ka veel seal ta kõrval tunnikese. Aga nüüd lähme linna, võtame su neti peale ja lähme IKEA-sse edasi, ostame selle teleri aluse ja paneme selle kokku. Vahepeal liitus meiega su net ja nüüd lähme kõik koos siis IKEA-sse.
siin saame siis nüüd valida, millise kapi me endale kokku paneme. Et siin on suksed boksid ja siis vastavalt sellele, kui suure me tahame, nii palju bokse me ostame. Aga siis saame uksed võtta, võtame boksid ja siis ise peame kokku panema. Et meil meeldib täiega seema, aga seda ei ole valget värvi, et me mõtlemegi, et kas osta see ja värvida ise üle. Või siis võtame täitsa tavalise valge. Aga ma kaldun arvama, et me võtame selle ja me värvime selle ise üle. Et vaatame. Jõudsime IKEA-st nüüd tagasi, ostsime selle teleka aluse kapi siis ära. Et üldmulje on umbes sama pikse ja valget värvi, aga põhiline erinevus ongi siis selles, et selle uue me saame panna seina külge ja siis siit selle robottolmuimeja me saame panna siis kapi alla. Et saame natuke sinna ruumi juurde ja samas robottolmuimel on siis oma koht. Aga jah, muidu on valget värvi ja samamoodi 3 seda boksi. Aga hakkamegi nüüd kokku panema, mina avan kastid ja Sunett paneb siis kokku, et tööjaotus on meil paigas. Jõudnud õhtu vahepeal, kell on juba 11, Romet läks magama ja mul on nüüd hea võimalus seda video kokku panna, mis ma siis tänase päeva jooksul filmisin. Seda teleka alust me kokku ei pannud, sellepärast me jõudsime järeldusele, et me ostsime vale mööbli, et me ostsime 2 ja 1 boksi, aga oleks võinud osta 3. Et homme lähmegi siis vahetame selle välja ja loodetavasti saame homme mööbli kokku panna, et ma lisan selle lõpptulemuse siis hiljem siia juurde. Aga selline mu päev välja nägi, loodan, et teile meeldis ja näeme juba järgmises videos. Tšau, tšau!